isa, meil on täna kolmas ülestõuspüha, peale ülestõuspüha kolmas pühapäev. Ja tõesti, isa, me täname sind selle vere eest, mille sa valasid. See räägib minu eest, see räägib, veri räägib kohtuliku hukkamõistmise asemel halastus, soosingut, elu iga olukorra üle. Tänan, et sinu vere hääl räägib jumalikust kaitsest, kattest meie üle, et see puhastab meid kõigest patust ja ülekohtust, surnud tegudest, et sinu veri annab meile, sinu veres on meil andeks andmise vägi. Nii nagu inglid proovivad mõista ja saada aru, mis tähendab, millise võime on Jumal inimesele andnud. Tal on verelunastus, tal on pattude andeks andmine. Inglid ei tea sellest midagi, nad ei ole päästetud, nad on tema teenijad vaimud. Issand, me täname, et haiged saavad terveks, sest issanda sõna ütleb, tema vermete läbi on tervis tulnud. Kui meie issandat peksti, nagu öeldakse, see on see 9 sabaga kass, mille külge oli pandud klaasikillud ja metallitükid ja sellega peksti ja käristati ta selga, siis issand, ma ütleb, miks nii julm? Aga Jumal ütleb, tõenäoliselt see oli seda väärt. See hind maksti ja ühtegi teist hinda ei ole vaja enam kellelgi maksta, sellepärast me täname, issand, sinu vere eest. Jeesuse nimel tänan, et see toimib 2000 aastat, ikka veel toimib. Ja nii nagu me täna võime lahti ütlema, ma ütlen lahti, ma hülgan, ma heidan endast ära haiguse ja valu, tõve ja põdemise. Minu ihu, hing ja vaimu on issanda õnnistusele avatud. Ma võtan vastu, Jeesus, sinu surma ja ülestõusmisega saavutatud väe ja võidu. Aamen. Aamen. Minu tänase jutluse pealkiri on, kas kutse veel kõlab? Võib-olla nüüd küsid, kus siis, kes kutsub? Sünnipäeva varsti kutsun teid, eks ju. Aga see ei ole see kutse. Mis te arvate, kuhu, kas kutse kõlab? Kas teil on kutse vahest kuskil kõlab niimoodi sinu sees? Samueli kõlas vist. Kuidas? Samueli kõlas kutsele. Ja, temal kõlas nagu Jumal hüüdis just täpselt teda. Ja tegelikult mina täna pidasin silmas seda kutset, et ta kutsub meid oma riiki. Mul oli ühel hommikul, öösel, oli üks kirjakoht, mis kui ma üles tõusin öösel, see niimoodi kõlas. Mulle tundus, et ma iga natukese ajal tärkas üles ja jälle kõlas. Ja see oli see, et veel täna, vaata, ta rääkis sellest röövlist, et veel täna oled sa minuga, saad olema minuga Jumala kuningriigis. Ja ta ütleb, ma vaatasin, et kirjakohad, ta nimetab seal seda, ta ütleb veel täna, sest ainult Luuka evangeelium räägib sellest, teised evangeeliumid ei räägi. Ja ainult Luuka evangeelium ütleb, et üks see rööver ütles, et kuule, mõtle siis minu peale, kui sa lähed isa juurde, siis tegelikult meie südames justkui peaks kõlama see kutse taevariiki, aga mitte ta ei kõlaks selliselt, et nüüd ma olengi, jätan siin selle maise elu kõik, kus seda teist ja nüüd ma palmistun, panen ennast kasti sisse ja või kaevan ennast maa sisse või teen endal mingi keldri olukorra ja varun sinna toiduvarud ja ootan nüüd seda issanda kutset. Nii et tegelikult ma arvan, et see kutse sellisel kujul, nagu ma luban endale mõelda ja luban mõista seda niimoodi, et see on Jeesuse poolt kutse, mis algab juba nüüd ja täna, siis kui sa said päästetud. See kutse algas su elu peal ja ei ole nii, et sulle antakse kutse. Nüüd sina siin mõtled, tulen või ei tule. Kui sa selle kutse vastu võtsid, aga mis toimub? Mis toimub nii kaua, kuni see pidu pole alanud? Mis toimub? Mis tehakse meiega? Ärevus? Jaa, miks mitte ärevus? Jah, mis toimub? Ma mõtlen, ka seal on üks teine nüanss. Aga vaata, kui sind kutsutakse, no ütleme näiteks tavaolukorras, president kutsub sind vastuvõtule, eks ole ju. Mida sa siis mõtled, mis sul selleks vastuvõtule minekuks vaja on? Vaat näe, mees teab, mis räägib, ülikonda oleks vaja, eks ole ju. Võib-olla võtame laseme ühe kleidi teha või käime kõik kirbukad läbi, sealt võib vahest leida. Mina mäletan, et kui meil oli siin see
kauplus veel alles koguduses avatud, siis üks proua, kes oma mehe ameti tõttu käis väga sageli presidendi vastuvõttul. Ja siis tema tuli alati siia ja ma teen seal natuke ringi, tema, ma ei tea, kas 3-4 presidendi vastuvõttu kleite ostis siit. Jah, nii et ühesõnaga, et kui nüüd selles mõttes, aga tegelikult on sinna, on üks etikett, mida me peame teadma, mida me peame täitma, et sinna üldse jõuda. Niisiis. Riietumisest rääkisin, aga nagu te teate, et see ei ole üldse kriteerium, kuigi Piibel räägib väga selgelt, meile antakse valged riided. Antakse ju valged riided, see on täpselt Piiblis kirjas niimoodi. Aga on nüüd veel üks kriteerium. Päästetud, sa pead saama päästetud. Uuesti sünnist räägib Nikodeemusele, Jeesus ütleb, kuule, kui ta öösel tuli tema juurde, Jeesus, mis ma teen või mis ma... Tead, sa pead uuesti sündima. Ja Nikodeemos arutab nagu üks tark juudi õpetlane, ikka arutab, eks ole. Ta ütleb, et kuidas sa ei tea, sa oled juudi õpetaja. Jeesus ütleb tal täpselt sellised sõnad seal. Ja siis ta ütleb niimoodi, et kas ma lähen ema ihusse tagasi, siis nagu uuesti sünnib, eks. Väga loogiline küsimus iseenesest küsimiseks. Aga kui ma mäletan algusest peale, kui ma noore kristlasena lugesin seda kirja kohta, ma ei ole kunagi mõelnud, et ma peaksin ema ihusse tagasi. Ma mõtlesin alati, siin peab olema üks vaimne asi. Siin peab olema üks vaimne nõks. Saad aru, miks ta ütleb, et ma üldse ei hakanud küsimagi sellist küsimust. Kuigi nagu mõttekäigu mõttes täitsa loogiline. Ja ta ütleb, et meil on tegelikult üks filter, millest me peame, tänapäeval kasutades, lähme mingi sõel on kuskil internetis on ka, sõel on ees, täida nüüd need tingimused, lähed sõelast läbi, kas pääsed või ei pääse. Aga selle kutse juurde tahan ma kõigepealt tsiteerida, sa võid minuga kaasa tsiteerida Johannese 3:16, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei läheks hukka, vaid et ta saaks igavese elu. Igavese elu. Kujutad ette, meile üks asi on see, et see vaat selle pääste kaudu, see on tõesti, ja siis ta andis meil pühavaimu ristimise, see on veel lunahind meile antud juba praegu siin maa peal ära tundmise hind, et pühavaim meid juhib. Nii, nüüd olete kutseks valmis või? Siis, kui meil ei oleks Jumala sõna, kust me leiaksime need kinnitused? Siis oleks tõesti niisugune tunne, et hakkame pliiatsist välja imema. Jeesuse ajal oli templis ainult rullraamatud. Ta võttis sealt, luges seda ja tavaliselt inimestel ei olnud kodus ju Jumala sõna. Muidugi tänapäeval me ütleme, internetis on kõik ilusti üles laotud. Mina ei tea, mina olen vanakooli tädi, minule meeldib lugeda kirjutatud sõna kirja musta pealt, mulle meeldib mõtiskleda, mida see sõna ütleb. Mulle meeldib mitu korda niimoodi, vahest lähed nagu kappadi üle, aga kui sa nagu paned endale piduri ja siis mida ta nüüd mõtleb selle all. Ja teinekord see kõnetab nii sügavalt ja see ongi tegelikult üks pühavaimu and, mis meil on antud, mõtiskleda. Ta ütleb, igal ajal söö mu sõna, igal ajal mõtiskle selle üle, maitses on hea. See on magus, eks ole, kuigi Jeremial ütles, et sõi ära ja suus oli magus, pärast oli nii kibekurgus, et lase olla või nii et, aga tegelikult me teame seda, et meil on antud sõna ja sellepärast me tsiteerime, see on minu piibel. Ma olen see, mis selles on öeldud. Ma oman seda, mis selles on öeldud, ma suudan, mis selles on öeldud, ma suudan. Ei, mina küll ei suuda, mõtleb keegi täna. Ei, minul ei tule see asi välja. Aga küsi siis Jeesuse käest abi. Kes ütles, et sa pidid seda üksinda tegema? Kui sa ütled, ma ei suuda. Kui sageli me seisame olukorras, et me oleme 15 korda läbi kukkunud ja siis me ütleme, oi, mina küll sellega hakkama ei saa. Aga võt siis ütlegi, et olengi hädas. Vajangi sinu abi ja sinuga koos saan hakkama. Ja nüüd ma kuulutan julgelt, kuna ma tean sõnas, ma kuulutan julgelt, mu teadus on valmis, süda on avatud vastu võtma, laitmatut, muutumatut, igavesti elavat seemet Jumala sõna ja see muudab minu elu, ütleme kõik koos, igavesti Jeesuse Kristuse nimel. Ja nüüd kinnitada veel seda selle samaga, et kutse tuleb meid, kutsutakse meid siis kuhu?
meil on üks hea karjane kutsub meid oma riiki, eks ole. Siis piibel räägib Jumala kuningriigist, Jumala riigist, piibel räägib paradiisist ja ta räägib taevast ka. Ta räägib taevasse minemisest ka. Ja nüüd vaata, kui me palvetame meie isa palvet, kus siis isa elab? Taevas. Jah, täpselt, ta on taevas. Ta on seal ja ta ütleb, et tema aujärg on seal, aga maa peal on tema jalajälg. Siin ta tammub ringi, tatsab meie keskel ringi, toimib täiesti elavalt, et ei ole nii, et oi tead, mõned kohad on ilma Jumalata. Ei ole olemas sellist asja. Kõik on tema loodud, tema poole, tema auks ja mitte ükski asi ei ole loodud niimoodi, et oi, miks ta küll selle, vahest me inimestena mõtleme, miks ta selle küll lõi. Mis mõte sellel on? Aga Jumala sõnas on kirjas. Ma ei hakka sulle kirja kohta ütlema, see on täpselt kirjas, et kõik on otstarbe pärast, mis tuleb kunagi ilmsiks. Võib-olla mitte täna sa ei saa sellest kirja kohta, aga mingi aja pärast tuleb see sulle ilmsiks. Niisiis, võtame lahti laulud 23 ja tsiteerime või loeme kas või koos seda 1. kuni 6. Nii et tsiteerime, et meil on ju üks karjane. Nagu ma ütlesin, karjane kutsub meid oma riiki. Ja kui ma täna ütlen, et kas kutse kõlab veel su sees, siis ma tegelikult tahaks natuke vastan sellepärast nendele asjadele, et mind tegelikult ajendas Maria sinu huvi. Mind ajendas sinu huvi, aga mis on taevas? Aga milline on taevas? Kui sa küsisid, mäletad? Siis see haaras minust ka kinni, ma olen vana kristlane, aga kas ma olengi väga niimoodi tervet jutlust teinud taevast ja taevasest olukorrast ja taeva igatsemisest ja mis seal siis taevas ikkagi on ja kui palju meil on piiblis ikkagi räägitud sellest ja üks asi on piiblis, aga Jumal on lisaks piiblile väga paljudele oma Jumala sulastele andnud ilmutusi, väga võimsaid ilmutusi Jumala kuningriigist ja taevasest olukorrast on seal käinud. Nii, võtsite lahti, jah? Nii, aga hakkame lugema siis. Loeme kõik koos. Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust. Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamisveele saadab ta mind. Tema kosutab mu hinge, ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast. Pane tähele, mis sõna eesti keeles on rööbastesse. Need on sisse sõidetud rajad. Ta juhib sind sinna õiguse rööpa sisse. Et isegi kui vahepeal võib-olla vaatadki kõrvale ja rool läheb, noh nii, vaata, minul on autojuhiga, vabandust, seda ei tohi rääkida, eks ole, aga mul on vahest nii, et vaatad tee äärest midagi, käed on rooli peal, küll vaatad ja juba see hakkab, noh, sinna poole keerama, kus... No minul küll nii. Sinule ei juhtu, ja. Aga ta ütleb lausa, ta juhib meid sinna rööbastesse oma nime pärast, eks? Ja kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga. Su karjase kepp ja su sau, kas te jäite must maha või? Trööstivad mind. Sa katad mu ette laua, mu vastaste silma all. Sa võiad mu pea õliga, mu karikas on pilgeni täis ja 6. Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään issanda kotta eluajaks. No kui sa siis nüüd jääd? Praegu oled sa siin kirikus issanda koda, kutsutakse. Aga kus pärast? Lähed paradiisi, lähed kuningriiki, lähed taevasse, kus lähed siis? Ma arvan, et need mõlemad on meie jaoks valmis pandud. Ma arvan, et see ongi see koht, et praegu me oleme samaväärselt kutsutud taeva kuningriigi kutsega siin maa peal. Me teeme justkui Jumala agendat. Mitte keegi teine ei uuri Jumala sõna kui ainult kristlased. Muidugi on teisi uskusid, moslemi ja need islamiusud ja nendel on väga toredad jumalad, nad kardavad neid, nad pühivad nende pealt tolmu ja kui on mingi olukord ja olete kuulnud, et osad usundid käivad protsessioonidel, siis nad võtavad sealt templist need kujud,
mõned kujud on nii suured, ei saa liigutadagi, aga kuna need on üle kullatud, siis nende pealt tuleb tolmu pühkida, sest need auväärsed, keda kujukesed, keda nad kardavad, et need äkki karistavad neid. Need kujukesed ei suuda endale ise ei süüa anda ega tolmu pühkida, mõned panevad isegi need kujukesed riidesse. Ja need kaltsud, kui need on pikalt nende ümber, need lagunevad ära, tuleb uued riided panna. Ja siis mõtled, need on kõik targad inimesed, kes niimoodi erinevaid usundeid usuvad. Aga ta ütleb, ainult Jumal on see, kes on kõik loonud. Tema käes on kõik. Ja ega ta ei ole meid jätnud nagu teadmatusse. Aga peale selle me küsime, kes siis see inimesi siin juhib? Jeesus on hea karjane. Kallikesed, ta läks isa juurde. Kes meid nüüd juhib siis? Kes meid juhib? Püha vaim juhib. Aga ta on veel kellegi jätnud siia maa peale. Need, kes olid palvekoosolekul, meil oli juttu inglite teenistusest seal, siis tegelikult pane hästi tähele, aga nüüd, kuigi ma olen seda osadele juba rääkinud, aga nimetan üle, et kui tuleb ingel sinuga rääkima, siis see on täiesti lubamatu asi, sest inglid ei tule sinule õpetama, lahti seletama Jumala sõna, jutlustama Jumala sõna. Nad tuleb sõnumiga taevast Jumala käest, nii nagu ta ütles Maarjale, nii nagu ta ütles Sakariasele seal, kui ta teeniseks, nii nagu ta ütles Elisabetile, nii nagu ta ütles karjastele väljal. Nad tulid konkreetse sõnumiga, inglid on väga häälekad. Nad tulevad Jumala käest, aga kui ta tuleb sinu juurde, hakkab sulle nagu sõnumit lahti rääkima või sõnumit sulle seletama, siis see ei ole inglite roll. Ja siis sa võid öelda Jeesuse nimel, mine minema. Nii et ta ütleb, et issand, sellepärast on issand Iisraeli Jumal karjaste kohta, kes karjatsevad mu rahvast, ütleb nõnda. Mõned karjatsevad nii kehvasti, et nad on pillutanud oma lambad laiali ja ei ole üldse nende järgi vaadanud ja vaata, ma nuhtlen neid nende pahategude pärast. Aga kes siis peab olema? Ja nii nagu mäletate palvekoosolekul ma ütlesin, Jumal on jätnud selle ülesande viielaadsele teenistusele. Pastorid on koguduse peale pandud. Pastorid vastutavad peale selle, et Jeesus on ülemkarjane, koguduse pea on Jeesus. Ta on pannud pastorid sellesse teenistusse ja ma loen siis lihtsalt siit maha, mis ma olen konspekteerinud. Inglitel ei ole õigus sõna ei seletada ega lahti mõtestada. Meie inimesed seletame, jutlustades sõna just, mida püha vaim meie südamesse on pannud. Ma ütlen, inglitel ei ole püha vaimu. Inglid ei ole päästetud. Nemad on Jumala teenijad vaimud, eks? Nii, aga meil on antud püha, vaata, kui imeline and meil on antud. See niisiis, ja mida püha vaim meie südamesse on pannud, selgitame seda oma sõnadega, uurime, põhjendame, kui ma siin räägin, ma loen seda tõlget ja teist tõlget ja teie kindlasti samamoodi, et põhjendate, arutlete, me teeme tööd, näeme vaeva, valime sõnu, mida öelda ja püüame oma sõnadega selgitada, mida me tunnetame, mida me tajume. Inglid nii ei tee, nendel pole seda privileegi, nemad kuulevad lihtsalt täpseid sõnu ja edastavad need. Niisiis, kui ma ütlesin korra, et inglid on väga häälekad, aga kui nad hakkavad õpetama teid, jutlustama teile, siis keelduge sellest. Nii, ma ikkagi liigun Jumala kuningriigi poole kogu aeg. Ja ta ütleb veel, et Jeesus ütleb enda kohta Johannese 10:14 ja üks Johannese kirja koht tuleb veel. Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja minu omad tunnevad mind. Nõnda nagu isa tunneb nii mind, mina tunnen isa ning annan oma elu lammaste eest. Tuleb teile meelde see just oli vist Matteuse viimane, kui ta ütleb Peetrus, see oli vist mitmes evangeeliumis, aga ta ütleb niimoodi, Peetrus, kas sa armastad mind? Toida mu tallesid. Kas sa armastad mind? Sööda mu lambaid. Kas sa armastad mind? 3 korda ta ütleb, toida mu lambaid, hoia mu lambaid kui karjane ja sööda mu tallesid, nagu 3 erinevat. Et see ja Peetrus oli kutsutud karjaseks, nagu pastoriks, eks ole, temal ja apostlid veel. Ja siis 1. Peetruse 5, 2-4
võta lahti. Lihtsalt te saate läbi mind katsuda. Te saate mind läbi katsuda ja kindlasti on neid olukordi, kui on niisugused olukorrad, et ei toideta teid, siis on see, et hakake palvetama selle pärast, kes teie karjan on. Niisiis, kes leidis selle, loeb ette 2-4. Esimese loe. Hoidke teile hoida antud Jumala karja, mitte sunni pärast, vaid vabatahtlikult Jumala meele järgi, mitte häbiväärses kasuahtuses, vaid andnud, mitte nagu isandad liisuosa üle, vaid olles karjale eeskujuks. Ning siis, kui ülem karjale saab avalikuks, võite võtta vastu kirkuse närtsimatu pärja. Just. Et vaata, kuidas vürstid valitsevad, vaata me piiblist loeme ka, vaat see valitses seal maakonnas, see valitses selles, see oli vürster või kus iganes ta oli. Need olid jaotatud ära liisu järgi. See, tead, see suri ära sealt, see vanem valitseja. Paneme nüüd järgmise sinna asemel, eks ole. No niimoodi käis ju see. Aga enamasti oli see nagu vürstid ja valitsesid ikkagi nagu perekonnad, kes olid võimul, siis tema järeltuli ja tõenäoliselt valitses pärast teda. Aga need, keda Jumal on kuningriigis pannud sellesse ametisse, need on vahest hämmastavad. Mõtled, et ma võin kas enda kohta näite tuua. Kui mina olin tüdruk, käisin keskkoolis ja õppisin pedastus iganes, kui keegi oleks mulle öelnud, kuule Jumal kutsub sind karjaseks. No tead. No tõesti, aga muideks siis, kui ma Jumala vastu võtsin, siis minu need endised malevakaaslased ütlesid, Marika, kas sul ei olnud mitte midagi muud enam maailmas teha? No sest ma olin üliaktiivne ka nagu, mitte päris igal pool, aga üldiselt. Ja siis mõtled, kas sul mitte midagi muud ei olnud teha. Ja nüüd ma küsin täna sinu käest, kas sul ei olnud tõesti mitte midagi muud teha, võtsid nüüd kuningriigi kutse vastu või? Kas see oli nii, et sul ei mitte midagi muud teha, kõik muud said ära tehtud või? No ei ole ju päris niimoodi, eks? Vaid, et ma leian, et see kuningriigi kutse, see taevasse kutse, see on privileeg meile. Täpselt samamoodi nagu on privileeg Jumalat teenida. Meil on võimalus ülistada Jeesus, kui ta rääkis Nikodeemosega sellel öösel. Ja ta ütleb, et selleks on üks kriteerium, kuidas sa taevasse pääsed. Sa pead uuesti sündima. No võt sulle eks ole. Mine nüüd tagasi sinna, kus tulid. Ma usun, me saame kõik aru, et see on üks vaimne asi. Nüüd ma tahan teiega jagada Rick Renneri, kuidas tema käis taevas ja mida ta seal nägi ja tegelikult siis tuua nagu piibli kirja kohta, mis seda samamoodi lahti seletab, et mis seal taevas siis on ja millised, sest ega meil on ilmutusraamatus on küll päris mitmeid kohti, mis räägivad sellest tulevasest taevasest kuningriigist. Aga teate, meile vahel tundub, et tahaks nendesse elu saada, nendesse kuldsetesse tänavatesse, eks ole ju. Need on nagu seal korra ära nimetatud, aga mis siis ongi, tammun terve aeg, kui ma kuningriigis olen mööda kuldseid tänavaid või? Tere elu olukord. Kas tõesti on niimoodi? Ja nii, siis ma jagan siis sinuga seda tunnistust. Millisena ta nägi taevaid? Ta ütleb, kui tema, muidugi mina lugesin seda, kas keegi tooks mulle selle raamatu, selle paksu raamatu, vaata sealt ääre pealt. Et on väga palju niisuguseid erinevaid raamatuid välja antud ja kui Jumal kellelgi on see, jah. Aitäh. Et niisugune raamat on, milline on taevas. Ja siin räägitakse muidugi sellest, et osad, kes on surnud, need on siis need igasugused kogemused, mis on siis nagu, kui nad on koomas olnud, nad on juba täiesti näinud, osad on käinud taevas ja näinud kogu seda olemust, see raamat on meil koguduses olemas, see on meie koguduse raamat, et siis ma mul on lõpus ka kirjutatud mõned näited siit välja, kuidas keegi on taevast näinud. Tead, ma ütlen, see on ainult väike osa ikkagi, mida meil on ilmutatud. Aga kui ma lähen siit nüüd sellega, kuidas Rick Renner seda nägi, siis tema ütleb, et tema nägi taevasse minekut niimoodi,
me mõtleme, et no meil on taevasse minek, kuidas me taevasse läheme, ikka otse niimoodi üles nagu raketiga, eks. Mina olen ka muideks trepist läinud. Ma ei ole väga kaugele jõudnud, aga ma olen tõesti keertreppe läbi käinud ja osadel treppidel olid veel niisugused kohad, et tead vaata kui naljakas see tundub nagu, et ma mõtlen huvitav, et ma olen nii pika trepi juba ära käinud ja mul üldse põlved ei valuta, keegi ei oma probleemi. Ja siis äkki avastan, et trepi peal on niisugune nagu, kus mina astun, siis see nagu lükkab mu jalga niimoodi üles. No nagu tee puhul selle, nagu elektrijalgratas oli mu trepp. See selleks. Nii see on üks osa isegi sellest ilmutust, mis meil on antud. Aga tema ütleb, et tema oleks nagu lennukiga maandunud. Nagu tuli nagu lennukiga alla, tegelikult läks üles, eks ole. Aga see, kuidas ta tajus, ta nagu maandus lennukiga ja kui ta sel ajal, kui ta maandus ja läbis neid alasid, siis ta nägi taevaid, siis tulid ilmsiks tänavad, erinevad ehitused ja need jätkusid justkui nagu tohutu ehitustegevus käis nagu kellegi jaoks, kellegi tulekuks käis tohutu ehitustegevus. No me ütleme, et on buumiajad ja on ehituse ajad, et kui raha on palju, siis inimesed hakkavad ehitama, aga ta ütleb, vot see oli see linn, mida tema nägi, kui pilvedest läbi tuli, et kohutavalt palju ehitustegevust oli pooleli. Osad olid peaaegu valmis, seal olid ühest teisest kohast, ma lugesin, mitte Rick Renneri, vaid ühest sellest raamatust. Seal ütleb, et osad majad olid 3-kordsed, osad olid 2-kordsed, osad veel kõrgemad. Ta ütles, et aga väga maitsekad ja väga ilusad. No ma lähen siit Renneriga edasi. Siis ootamatult ta sattus ühte koridori ja seal olid redelid ja äkki oli tema kõrval giid. Giidiks oli üks naine. Ja ta tundis selle kohe ära, see oli sellest ajast, kui tema oli väike poiss ja käis kirikus ja see naine ütles, Riki, tule nüüd, mina olen giidik siin. Ja ta teadis, et kui ta seal oli, siis mitmeid inimesi, keda ta nägi, olid just sellest lapsepõlvest tema kiriku inimesed, olid seal taevas, keda ta seal nägi. Ja siis ta mõtles, et huvitav, et ja siis see naine vaatab talle otsa, küsivad, kas sa oled üllatunud, et ma siin olen? Ja siis ta ütles, jah, olen küll. Ta oli kogu aeg mõelnud terve lapsepõlve, et tegelikult kas see naine ikka on päästetud. Eks? Ja kui te nüüd mõtlete seda olukorda, et ei tea, kas tema ikka saab taevasse. Ei tea, kas tal see õnnestus. Aga see mõrtsukas, kes oli Jeesusega koos risti peal ta kõrval, tema ju ei tulnud selle peale, et ta võib sinna saada. Vaid kuna ta parandas meelt, paned tähele, kuidas ta parandas meelt. Ja viimane minut, eks, aga tema süda läks, ta ütles, et mida sa teisele röövlile ütleb. Mõtle, meie kannatame selle pärast siin risti peal, et me oleme teinud seda, mille eest meid risti. Aga tema ei ole milleski süüdi, teda löödakse sama ristile. Kuule, Jeesus, mõtle mu peale, kui sa lähed, veel täna oled sa minuga seal. Ja kui sa mõtled, mismoodi Jumal neid sõnu nagu ütleb meile, kui vähe me vahest näeme selle taga sügavat tähendust. Et ta on niivõrd armuline ja halastav, aga see ei saa olla ka nii, et küllap ma pääsen. Mina arvan, et taevasse saamisel on üks hind, üks väärtus ja ma ei saa seda kuidagi alaväärseks teha, et kui see röövel pääses, küllap ma ka saan. No ma usun, et meie siin võib-olla keegi ei olegi kunagi nii mõelnud. Lähen edasi Rick Renneriga. Ja siis see naine ütles, et sa imestad, et ma siin olen. Ja ta ütles, jah, tõesti, siis ta noogutas lihtsalt ja ta ütles, siis ta rääkis sellest mõttest, et ta oli arvanud, et see naine tegelikult ei ole päriselt päästetud. Tule nüüd edasi, Riki, meil on siin väga palju raamatuid ja tead, sinu omad on ka siin. Rick Renner on väga palju raamatuid välja andnud ja üks nendest raamatutest minu meelest on, et kas taevas on olemas või midagi taevaga seotud. Ma näen, et sa oled üllatunud. Ja siis ma mitu korda loen seda ühte kohta. Aga ta küsib siis selle käest, aga kus minu ema on? Et ta oli alles hiljuti oli ema surnud. Ja siis ta ütleb, ema õpib sul sisseastujate klassis. Aga mis see tähendab? Taevasse sattudes sind õpetatakse kõigeks, mis on taevas. Ja siis ta mõtles seal, väga arukas. Mida seal õpetatakse?
no siis tuli nagu vastus, õpetatakse, kuidas sa pead seal taevas olema, kuidas käituma, tihti me mõtleme, et kui ma olen taevas minul on tihti see mõte, kuldsed tänavad, mida ma oskan seal teha seal taevas, oled sa mõelnud, mida sa taevas teed? Oli sammu askamist praegu. No jah, tõenäoliselt, eks ju. Otsin oma kodu üles, eks ole ju. Ja otsin üles, siis panen ukse lähen reisima. ja siis mõtled, aga mina olen mõelnud ikka, et mina kõnnin pidevalt mööda kuldselt ära, no palju sa seal ikka kõnnid, eks ole. Niuke tunne, muidugi ma tean, seal on midagi veel, ma olen ju piiblist. Puhka jalga ka. Ja, puhka, muidugi, eks ma, jah. Johannese 14:1-3 ütleb, teie süda ärgu, võta see kirjakoht lahti enda jaoks. Seal on üks tähtis lause, mis on nagu heebrea ja kreeka keeles lahti, mitte minu poolt, vaid ma lugesin ja seletatud lahti. Just see sama sõna eluasemed. Nii, kas võtsid lahti 14:1-3? Teie süda ärgu ehmugu, uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama. Nüüd see sõna aset valmistama, ka jääge meelde või eluasemeid. Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi, võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina. Ja 6. salm, mul jääb 4 siin vahele, aga loen 6. Jeesus ütles, mina olen tee, tõde ja elu. Ükski ei saa isa juurde kui minu kaudu. Ei ole nii, et kõik usundid, kõik teed viivad Rooma. Ei ole nii, et joogaga saab taevasse. Ei ole niimoodi, et need valeõpetused viivad siin taevasse. Muideks, valeõpetused on just nimelt tulnud sellest, et ingel on ühel inimesele rääkinud. Teoloogilises koolis õppides sain täpselt, et mormoonid ja Jehova tunnistajad on täpselt sellest alguse saanud, et ingel kuulutas, jutlustas kellelegi. Ja siis nad töötasid piibli ringi lihtsalt. No peab ikka tarkust olema. Piibel ütleb väga selgelt, et ärge muutke ühtegi sõna seal, eks ju. Enne maad ju, kui ingid taeva peale õpetasid inimesi, et Jumala ei meeldinud see. Jaa, täpselt. Tulid ise taevast. Tulid, jah. Nii et, ja veel üks näide, see oli nüüd Rick Renneri, aga minu Rutt käis taevas. Ja ma mõtlesin, et ma helistan talle, küsin üle, aga mina ei tea, kuidagi oli neile nii kaua aias ja siis läks kuidagi, oli öö käes ja siis mõtlesin. Aga mul on midagi meeles. Ja võib-olla teistel tuleb ka meelde, kellele ma olen siin rääkinud sellest, et Valeri, minu abikaasa isa, kui ta suri, tal oli ennem seda halvatus ja ta oli nii kange mees, et ta nii palju treenis ennast, et ta hakkas ikkagi käima. Ta oli täiesti, ütleme, üks pool oli ikka väga tugevalt halvatud, nii et see käsi rippus tal, seda ta pidi kuni elu lõppu tõstma niimoodi. Ja vaata, kui sa mõtled selle peale, et tal võeti ära kõnevõime ja kui ta rääkis, siis ta rääkis teatud sõnu. Näiteks üks sõna, mida ta rääkis, see ei ole midagi halba, eks ole. Aga sinna tulid mõned üksikud niisugused nagu vandumise sõnad. Ja Rutt kogu aeg, eks ta ju käis pühapäeva koolis ja Rutt mõtles, et kas vanaisa saab taevasse. Kas vanaisa saab sinna? Valeri isa, eks ole. Ja siis näeb Rutt ükskord, kui ta on taevas ja kui ta jõuab sinna taevasse, siis mingid naised tulid talle vastu. Tule, kõik kutsu, tule siia. Ja siis ta ütles, ja siis ta näeb seda papat, Vassilit. Istub seal laua taga, mängib ühe teise mehega kabet. Ta mängis malet ja mängis kabet mõlemad ja õpetas oma poegadele ka. Mängib malet, minu laps tuli. Ja naised, tooge talle süüa ka. Ja siis ta ütleb, ja siis need naised tõid talle suurte kaussidega mingit niisugust neoonset vahtu. Ja ta ütles, ta sõi seda ja see nagu kadus ta sisse ära. Ja muideks, kui ma lugesin seda, milline on taevas, siis siin keegi kordab sama näidet, et ta maitses midagi taevas ja see nagu vastu huuli puudutades, see imbus tema sisse, maitse oli väga hea, aga see nagu kadus ära või et mõtled, et kuidas Jumal ilmutab, et need teatud asjad mõnes kohas lähevad täitsa kokku ka. Nii, see oli siis eluasemeid valmistada. Tegelikult eluasemeid valmistada ei tähenda, et sulle valmistatakse seal voodi kohta.
et ase, no eestikeelne väljend, tehakse sulle aset. Keegi teeb su voodi korda, paneb päevateki peale, 2 patja ka, aitab sulle küll kuningriigis. Ei ole nii. Ta ütleb, et see aseme valmistada tähendab, see on ühiskondlik koht. See ei ole ainult see sinu isik privilegeeritud, sinu elukoht, sinu maja, vaid et sinu ühiskondlik koht. Need inimesed, kellega sa taevas siin maa peal suhtlesid koguduses, need on sul seal samamoodi sinu tutvusringkond. Sinu abikaasa ei ole võib-olla sellises suhtes enam, vaid et teil on nagu pruudi ja Jeesus on nagu peigmees ja te olete siis nagu pruud, teil on siuke suhe, ta ütles, see on väga hea suhe. Meie ei suuda seda praegu hoomata, sest meil on maa peal hoopis teine suhtlus ja teine suhe ja me ei suuda seda võib-olla üdini välja mõelda. Aga ma arvan, mõistes ja teades Jumalat, et Jumala asjad ei ole kunagi kehvemad, kui ta räägib. Eks ju, mitte kunagi kehvemad, no see ei saa täiuslik olla. No kuidas see saab olla, et oma abikaasaga? Mina Valerigaga üle 45 aasta juba, 44 tegelikult, 44 aastat koos juba. No kuidas siis, kellega ma seal teise? No te oletegi koos. Selles ei ole üldse probleem, sa oledki, aga sinu kõrval see suhe on nagu teistsugune. Ta ütleb, et see koht on ühiskondlik koht. See koht on, kus sind ei saa mitte kunagi välja ajada. Ja see on koht, kus sinu õpetamist ja hariduse andmist jätkatakse. Nii et mis tähendab ase tegelikult, eks? Mitte kunagi keegi ei saa sind sealt enam välja lükata. Läbi kooli. Aga tegelikult, mida me praegu teeme, kui me siin kogudus? Me samamoodi oleme. Me õpime Jumala sõna, arutleme, selgitame, põhjendame. Sina võtad sama kirjakoha lahti, mis mina. Ja kuna see oli nagu lahti mõtestatud, siis 2. Korintuse kirja, et Paulus ütleb siin, et ma võiksin kasutada meelevalda, mille issand on mulle andnud. Ja mille jaoks ma seda meelevalda kasutaks siis? Üles ehitamiseks, mitte lõhkumiseks. See räägib ka midagi õpetamisest, eks ju. Nii, ilmutuse 24. Mida siis me seal taevas tegema veel hakkame? No ma proovin sulle natuke avada. Teate, me hakkame seal universumit juhtima. Oled sa sellest midagi kuulnud? Oled kuulnud, et hakkame universumit juhtima? Ja. No vaat. No jah, kogu maailma, kes kus iganes, eks. Nii, seal on olemas aujärjed. Ei ole nii, et see Jumal on aujärje peal, et nüüd mina tõusen kuidagi Jumalast kõrgemale, või et mina nüüd hakkan valitsema nüüd. Hei, kõik alistub sellele jumalikule kuninglikule korrale. Ja Danieli raamat ütleb väga selgelt, Jumal ise, tema kuub on valge nagu lumi, juuksed nagu puhas vill. Aujärjeks on tulelegid, rattaiks põlev tuli. Tead, ma olen kogu aeg, mäletate, ma olen ikka vahest jutlustes öelnud, et taevas on hästi palju tuld. Et ma olen kuidagi seda, nüüd ma jälle loen, siis vaata, võib-olla see ei puuduta teid, sest mina olen ükskord näinud taevast olukorda, kui seal oli palju tuld. Ma nägin, kuidas hobused kappasid ja nende taldade alt tuli tuld. Ja siis ma ise mõtlesin, nüüd ükski hobune ei põlenud ära, ükski kabi ei põlenud ära, eks ole. Ja ma nägin nagu seda tuld igal pool nagu lahvatamas. Niuke tunned hästi palju tuld ja olete tähele pannud, et ma olen seda rääkinud? Tuleb kellelegi, tore. Et nii et kõik see põlev tuli, midagi sellist on seal. Vaata, osad on niisugused väiksed faktid, eks. Aga samas või 1. Korintuse 6.2, võtke keegi see kirja koht ja lugege ette. Et te siis teaksite, mis me seal tegema hakkame. Ei ole niisama. Nii, kes võttis lahti, kes leidis? Kristi leidsid? 1. Korintuse 6.2. Jah. Või ei tea teie, et ükskord mõistavad pühad kohut kogu maailma üle ja kui te maailma üle kohut mõistate, kas te siis ei ole pädevad otsustama pisiasjus? 3. ka. Kas te ei tea, et ükskord me mõistame kohut inglitegi üle, miks siis mitte argielu asjus? Nii, väike õpetus tänaseks päevaks ka. Teil on õigus otsustada argielu asjus, teatud asju. Kaalutled, mõtiskled ja otsustadki ära. Ja kuidagi, vaata, vahest on nii, et mõni otsus võtab just rohkem aega. Aga see on juba taevase, nagu ütleme sellega, et meile antakse oskus otsustada. Ja kui ma nüüd kuulasin neid, ma tõesti töötasin seda raamatut, ma ei suuda tervet raamatut töökord, sest ma lugesin, pool raamatut oli läbi loetud, siis ma hakkasin, mulle jäi meelde, vaata korraks need väiksed nüansid, eks.
ja siis ma hakkasin nagu selle kaalutlusega, millised nüansid seal taevas siis nüüd seal kõneaineks tulid, mida nemad tähele panid. Ilmutuse 3.21 räägib ka, miks, et me tõesti valitseme. Kes võidab, sellele ma lasen istuda koos minuga troonile. Ega ma ilmaasjata seda trooni kirja kohta siis ei lugenud. Ta ütleb, et ta laseb istuda troonile, nagu minagi olen võitnud ning istunud oma isaga tema troonile. No siis kui me lapsed oleksime, siis me ütleksime, no see tool peab sellel jumalal küll ikka hirmus lai ja suur olema, et kõik lapsed sinna mahuks ära. Aga ometigi ta ütleb, et troon on see valitsuspositsioon. Me ei ole seal taevas jõude, vaid ma kuidagi eeldan, et ma suutsin sulle äkki manada selle, et me oleme seal vägagi hõivatud. Nii, kus see koht siis on, taevad? Küsin sinu käest küsimuse, kas see on füüsiline või vaimne koht, mis sa arvad? Vaimne. Ma ütleks, et mõlemat. No jah, jah. Kui me lähme sinna, siis ta ütleb praegugi, kas keegi on käinud taevas siit? Kas kellelgi on mingeid ilmutusi? Ei ole. Aga sa ütlesid, sa käisid mööda treppe. Monika, sa ütlesid, sa käisid taevas, et ühesõnaga treppide mööda, et sul on mingi ettekujutus, eks? Näe. Mina olen ka käinud. Treppidest ehk? Ei. Taevas. Oli nüüd meelde, sõbra naine oli, kes ära tapeti. Aha. Ja nägin teda kohvikus, seda säras ja õitsis. Vot, mul tuleb ka see tunnistus meelde. Ja säras ja kõik see, nagu Pärnu linn oli. Ja üks hästi, kui lill igal pool õue kohvikus istus, kõik oli kirev, hästi ilus. Jõime kohvi ja tema kogu küsis, aga et kuidas see elab ja kuidas ta tütar elab ja nii ja naja. Mis sa minu käest küsid oma lapsed ju. Jah. Ja siis ma sain aru pärast, et tegelikult ma olin taevas. Jah, noh. Et vaata, kuidas Jumal annab meile teatud, ja ta ütleb tegelikult, et see on siis, ma vastan sulle nii seda kui teist, see on kindlasti maksimaalselt vaimne koht, kuna Jumal on vaim, siis on taevas kindlasti vaimne koht ka. Ja tal on kindlasti kindel füüsiline asupaik, kus on tänavad ja jõgi voolab. Nii, võta lahti oma piibel, ilmutuse 22.1, mina ei ole seda, nagu öeldakse, sinu eest ära peitnud. Seal ütleb ilusti, kes jõuab esimesena lahti võtta, 22.1 ja järgmine võtab 21.16, räägib sellest Jumala linnast. Kes? Nii, võta alusta, jah. Ta näitas mulle Eluväe jõge säravat nagu mägikristall, see saab alguse Jumala ja talle troonist. Jah, see sama. Nüüd, seda te olete ka kindlasti kuulnud, et selline asi nagu ookean, seda ei ole enam. Olete kuulnud, eks? Ma just plaanisin, et seal lõpuks kruiisile ja... Jah, no läheb mööda jõge. Ma usun, et see ei ole mingi nire. Ma arvan, see on jõgi, mis käib mööda tervest sellest taevalinnast läbi. Nii, 21... Mul on olemas. Loe siis 16-27. See on niisugune pikk kirjeldus. Nii et... Linn on nelinurgne ning ta pikkus on võrdne laiusega. Ta mõõtis linna pillirooga 12 000 vagu. Ta pikkus ja laius on ja kõrgus on võrdsed. Ja ta mõõtis tema müüri 144 küünalt inimese. See tähendab ingli mõõdujärgi. Selle müür on jaspisest ning linn ise on puhtast kullast. Selge klaasi sarnane. Ja linna müüri aluskivid on ehitatud igasuguste kalliskividega. Esimene kalliskivi on jaspis, teine safiir, kolmas kaltsetoon, 4. maragd, 5. sardonyks, 6. karneool, 7. krüsoliit, 8. perüll, 9. topaas, 10. krüsopraas, 11. hyatsint, 12. ametüst. 12 väravat on 12 pärli ja värav ühest pärl. Vaata, kui suur värav on pärl, eks ju? Me teame pärlitest palju väiksemad. Nii edasi. Ning linna tänav on puhtast kullast, otse kui läbipaistev klaas. Templit ma ei näinud seal, sest issand kõigeväeline Jumal on selle tempel ning tal ja linnal ei ole vaja päikest ega kuud,
et need talle paistaksid, sest Jumala kirkus valgustab teda ning tema lamp on talv. Rahvad hakkavad käima tema valguses ning ilmamaa kuningad toovad sinna maa hiilguse. nii, said soetud, jah? 24, jah. 27, loe lõpuni. Tema väravaid ei lukustata päeval ega öösel, ööd seal ei olegi ja rahvast hiilgus ja au kantakse sinna sisse. Sinna ei saa midagi, mis on rüve ega keegi, kes teeb jäledust ja valet, vaid üksnes need, kes on kirjutatud talle eluraamatusse. No vaata, see on nüüd ikka täiesti meie jaoks, nagu ütleme, nagu öeldakse, täiesti nagu pitseeritud või valmistatud. Ja kuna mina loen siis ilmutuse 21, 4-7, tema pühib, milline on siis seal olukord seal taevas, eks ole. Tema pühib ära iga pisarante silmist ning surma ei ole enam, ega leinamist, ega kisendamist ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud. Ja troonilistaja ütles, vaata, ma teen kõik uueks. Tema ütles, kirjuta, sest need sõnad on ustavad ja tõelised. Ta teeb kõik uueks. Nii et kui Paulus räägib sellest, et teda tõmmati 3. taevasse. Sa tead ju seda, eks ole? See on piiblis kirjas ilusti. Teda tõmmati 3. taevast, tegelikult 3 taevast on täitsa olemas. Fikseeritud piiblis, esimene on see atmosfäär, kus me hingame, mida on pilvi, mida meie näeme, siis on see kosmose osa ja siis 3. on see füüsiline vaimne koht, mis on kättesaamatu meie füüsilisele nägemisele. Meie ei näe seda füüsiliselt, seda, kus on 3. taevas. Et sinna, kui te olete tõmmatud sinna 3. taevasse või kui keegi on seal käinud, siis tegelikult see on see koht, kes läheb siis sinna, nagu Rick Renner oli, läheb lennukiga maandudes, kes läheb mööda treppi ja ta ütleb niimoodi, et 3. taevas oli ka see koht, kus saatan alla visati. Ta oli seal Jumala ülistusingel, ta oli väga kaunilt hästi tehtud. Nii et kuidas siis need inimesed seal taevas käitusid, kuidas nad olid? Ma mõtlen seda, et kui Rutt läks, ta ju tundis ära oma vanaisa, eks ju. Kui Rick Renner läks sinna, ta tundis ära selle naise, tema lapse põlvest. Ta ütleb, et mul ei olnud selle naisega lihtsalt, et käis kirikus, ainult seal ma sain temaga kokku. Aga ta tundis väga ära teisi inimesi, kes seal too aeg, kui ta ütleb, just sellest ajast, kui ma laps oli, need tulid talle esimesena vastu. No, ja siis mõtled, et see on nagu vaimne olukord ja see on vaimne koht peale selle, aga meie ihudel peab olema ju mingi ära seletatud kuju, sest need ihud, millega inimesed ära surid, need on ju hauas maa peal. Eks ju, see on ka üks fakt, mida me ei tohiks ära unustada. Seal peavad olema mingid kujud ja ometigi ära tuntavad. Niisiis, nendel ihudel on vorm ja mina leidsin 2. Korintuse 5:5 ütleb, see, kes meid selleks valmistab, on Jumal. Tähendab, mina ei tea, mismoodi see ihu toimib, siin ta toimib, me teame, aga ta on meile käsirahaks andnud selle püha vaimu. Ja see on nii oluline asi Jumala jaoks, et meil on see püha vaim nagu käsiraha, öelge teine sõna selle kohta, lunastus või, eks ju. Jah, et meid on lunastus, see püha vaim on meile selline asi antud, kui ta ütleb ühes kohas, palvetage igal ajal vaimus, siis tegelikult see on üks see, mis hoiab meid ühenduses kogu aeg taevaga. See annab meile selle, tihti mõtlen, ma ei saagi eriti taevast nagu aru või midagi, aga kui mina tänast jutust ette valmisin, ma palusin, et ta nüüd hakkaks rohkem mõistma seda. Tead, minul tuli üks iseenda arusaamises, üks arusaam, kui sageli ma tunnen, et ma mõtlen ainult selle maa peale, mis siin on. Isegi kui ma mõtlen selle peale, et Jumal ütleb, et meil on siin veel tööd teha, meil on vaja veel inimesi päästmisele tuua, meil on vaja evangeeliumi kuulutada, meil on vaja õpetada neid lapsi, kes tulevad Jumala juurde, neile Jumala sõna selgitada. Ma olen kogu aeg seal maal mõelnud. Ja siis mõtlen, kui nüüd elu äkki plaks siit maalt ära lõpeb, siis niisugune tunnen, ma astun nagu täiesti tundmatusse. Aga tegelikult, ta ütleb, see on üks elu jätku. Kui mina olen, nüüd mul on pitseriks antud vaim, ma olen igavene olend.
ma ei ole enam tükike siit ja tükike sealt, ma olengi tükike kindel koht on seal taevas. Muidugi, kui sa ei ütle ühel päeval Jumalale ei, et jätame selle tee poole, eks ole, siis see on sinu otsustada. Mitte, et Jumal oleks seda nagu tahtnud. Nii, mul oli üks 4. salm, 24. salm ütleb veel niimoodi, et nad tõusid ellu ning valitsesid kuningatena koos Kristusega 1000 aastat. See oli ilmutuse 24, teine lõpp seal. Ma mõtlesin just seda valitsemise kohta. Nii, Juuda räägib oma kirjas. Jeesus ütleb ja kirjeldab, et ta tuleb koos tagasi ühe suure pühade hulgaga. Võta nüüd lahti Juuda kiri. See on siin ilmutuse raamatul hästi lähedal. Ja esimene salm, mida me loeme, on 14 ja siis on 20. 14, ma loen siis, võtke teiega lahti. Aga nende kohta on ka Eenok 7 Aadamast. Ühesõnaga 7. põlvkond Aadamast. Ennustanud, vaadake millal juba. Vaata, issand tuleb 70 000 pühaga pidama kohut kõigi üle, karistama iga hinge kõikide Jumala kartmatute tegude eest, mida nad Jumala kartmatult on teinud ja kõikide kalkide sõnade eest, mida Jumala kartmatud patused on tema vastu rääkinud. No on ikka autoriteet meile antud, kui ma päris ausalt mõtlen. Aga ma ei saa minna niimoodi, et ma lähen nagu kukekene. Jaa, maksa teile kätte. Ma usun, et ma pean seal olles olema Jumala tahtest aru saav. Ja ma ei ole lihtsalt, ma laulan Jeesusega kaasa. Ja, ta on süüdi. Ja ta ütles mulle ükskord lollammas. Eks ju? Vaid, et ma usun, et see... Mida ta ütleb, et see on üks nii suur kriteerium, mida 7. põlves, kui maailm inimene, 7. põlves juba öeldi, et Jeesus tuleb. Vaata, missugune profeteering, kui kaua aega tagasi see on öeldud, et see tuleb. Minu jaoks on vahest aukartust äratav. Ja 20. salm, teie armsad, olles rajanud endid oma kõige pühamale usule ja palvetades pühas vaimus. Nii et tõesti see palve pühas vaimus. Nii et tegelikult sellel päeval, kui Jeesus tuleb koos pühadega, toimub 2 sündmust. 2 väga suurt sündmust. Ühed tulevad Jeesusega kaasa ja nad ühinevad pühitsetud ihudega, mis seal maa pealt üles tõusevad, eks ju. Aga surnud Jeesus, nende ihud tõusevad üles haudadest ja meie, kes me oleme maa peal, ka meie ihud muudetakse ühe hetkega ja sest 1000 aastat rahuriigis me elame ikkagi maa peal. Need, mis äratatakse üle ja siis ta ütleb, et osa saavad osa esimesest üles tõusmisest. Tähendab, need osad ihud tõusevad, osad ihud veel ei tõusegi üles. Ja õndsad on need, kes saavad esimesest üles tõusmisest. Nii. Need on need pühad ihud, kes esimesena tõusvad. Ja ta ütleb, et õndsad on need, kes ja need on need issandad, kes on läinud issandaga magama, eks ole. Ta ütleb, et seal nad on ju teistsugused ihud. Aga nüüd tulevad koos Jeesusega, ma ei tea, võtavad oma ihud kaasa siit. Ma ei tea, kuidas, ma ei saa sellest päris viimaseni aru. Ja ausalt öeldes pole ka probleemi. Ja pole ka probleemi. Küllap Jumal teab, mis ta räägib oma sõnas. Sellepärast, et mul on seal ikkagi, kui me räägime, et kui minu Rutt nägi oma vanaisat, ja mina tean see, et minu vanaisa ütles minu isa kohta niimoodi, et kui minu isa ära suri, vanaisa veel elas pärast seda, ütles, mina sain kinnituse, et sinu isa pääses Jumala juurde. Nii et vaata, kuidas Jumal kinnitab ühte, teist, kolmandat. Nii et mina võin öelda, et see, et mu ema pääseb taevasse, mul ei kahtlustki, ma arvasin, mu isa kindlasti ei pääse. Ma ei tea, miks ma nii arvasin. Aga vaata, kuidas on Jumala kriteeriumid. See mõrtsukas, kes seal risti peal oli, ta ei oleks ialeski osanud arvata, et midagi sellistele pakutakse. On ju? Ta ei teadnud, et tal sihukest asja pakutakse. Ta ütles, veel täna oled sa minuga seal Jumala kuningriigis.
mõtled, et Jumal on nii armuline, õiglane, ustav. Ja tead, kui tihti me mõtleme, see kindlasti ei jõua taevasse. Sellel on see probleem. Tead, Jumal teab neid südame asju väga täpselt. Meie oleme vahest silmakirjalikud. Mina tunnen küll, et ma olen vahest silmakirjalik. Iseendale pean avastama, opo, mis see siis nüüd on? Sinul ei ole sükst asja, jah? Sina ei ole kunagi silmakirjalik, jah? Tead, ma avastasin äkki ühel ennast mõttelt süke tunnet, et kuule, et peaks paastuma. Aga tead, mis kaalutlustel või? Kaal on tõusnud. Aga peaks paastuma. Aga ei tea, mis vaimulik põhjus välja mõelda. Eks ju? Ja siis palvetan Jumala poole. Ja lõpuks äkki sain aru. Ma olen nüüd täiesti kasutan seda paastumist. See oli silmakirjalik. Kui Jumal kutsub sind üles ja tegelikult ma ei ole kunagi siis saanud ka paastuda, kui ma niisuguseid kriteeriumi panen ülesse. Vaid et siis läheb mingi aeg mööda, kui Jumal tõesti õhutabki mingi asja ülesse. Aga mu peas käib mõte, peaks paastuma hakkama. Paastuga kaasneb ikka mahavõtmine, eks ole? Ja vähem mul on siiamaani niimoodi juhtunud. No jah. Nii et taevas pole kurbust, pisaraid. Kuidas ma saan olla rahus kõige selle sees ikkagi, kui minu sugulased on põrgus? Olete niisuguse küsimuse peale kunagi mõelnud? Ei ole väga hea mõte. Ei tea täpselt, kas saavad sinna või ei saa, mis sõel nende jaoks. Tegelikult Piibel räägib, et igavikus ei ole mälestusi kurjusest. Seega inimesed ei mäleta päästmatu sugulasi. Miks me seal ei võta naisi või lähe mehele? Mehe ja naise suhted on maa peal, tulevikus on need suhted kiriku ja peigmehe Jeesusega. Me tunneme üksteist ära, meil on suhted, ma arvan, et me oleme üksnes sõbrad, kuid erilised suhted on mehe ja naise vahel kui Kristuse ja tema pruudi vahel, selle pruudi kui Kristuse ihu vahel, eks ole. Ja ta ütleb, need on veel paremad. Sest Jumala asjad on ikka alati veel paremad. Mina muidugi ei oska ette kujutada, aga praegune elu on ettevalmistav etapp, kui me teeme eksameid ja valmistame tulevikuks. Oled sa tähele pannud, et sa mõnda eksamit ehk mõnda õppetundi oma elus, nagu me ütleme, et jälle sain rehaga vastu pead, eks? On sellised asju sul olnud? Ühte sama asja õpid ikka mitu korda. Jälle rehaga vastu pead, astusin rehale peale. Oled sükust väljendit kuulnud? Ei ole või? Okei. Mine proovi kodus. Pane reha maha ja siis astu reha peale. Vaata, mis sünnib. Ja siis tule räägi meile. Et tegelikult vahest on tõesti nii, et sul on mingi õppetund, mida sa mitu korda õpid. Ja sa, no tõesti siuke, ja siis ta ütlebki, see ei ole nüüd, ma kukkusin läbi kui õudne. No siis tõenäoliselt varsti teed selle eksami uuesti. Seal, kuivõrd ustav sa oled siin maa peal olnud, siis seal taevas on sa oled võrdväärne sellele, kuivõrd te olete ustavad nüüd. Nii et see ustavusel on ikka oma elu ei lõppe hauaga, vaid elu jätkub. Kui te olete ustavad, siis see on teie staatus olla ustav. Kes võivad saada taevasse? Kas selleks on tingimusi? No ma arvan, me mõned nimetasime siin ära. Taevasse satuvad need, kes on lunastatud. Teate, sinna ei satu need, kes on head inimesed. Õnneks mina ei ole ka. Väga hea inimene, jah. Ei, tegelikult seal on hoopis teine kriteerium. Tead, ma näen oma elus väga palju tublisid inimesi, hästi töökaid inimesi, hästi tublisid, niisugune tunne, et nendel ei ole isegi, ma tean, et kui me käime Võrumaal oma seal naabritel külas, siis näiteks nende pere ei tule niimoodi, et istub seal niimoodi, me tuleme külla, selleks hetkeks kaetakse laud, pere istub laua taha ja siis hakatakse silmadega teineteisele märku andma, et no istuks siis natuke koos, räägid, ei, nüüd on töö, järgmine töö, kõik on vaja tööd teha. Siuke tunne, et no me käime tõesti 10 aasta kohta korra või 5, ükskord siis, kui vanamus siis käisime 5 aasta kohta. Ja kui sa mõtled, et sulle tuleb, et me ainult teeme tööd, siis tekib küll niisugune tunne. Mina arvan, et kui me oleksime taevas sama närvilises õhkkonnas, et midagi jääb tegemata, nii nagu me siin maa peal oleme. Oi, mul jäi see tegemata, mul jäi tuba koristamata, mul jäi see murulepp ära riisumata.
me oleme kogu nii nõudlikud enda suhtes. Arvame, et kõik maailma tööd me suudame ära teha. Te tõmmake selle koha pealt küll ennast vabaks. Teed homme selle, tead, ma olen tõdenud seda, et kui ma rapsin ja mul on tihti see, tead, ma ei tee, aga ma mõtlen, et ma ei tee. Täna siis seda tõida ei visata. Jaa, tõsi. Ma viskan juba järgmise nädalavarna vahel. Ei, ma tahtsin seda öelda, et me peame seda siin maist niivõrd oluliseks, et me oma peas, nagu ma just rääkisin oma õega, ta ütleb nii toreda asja, et on niimoodi, et tead, ma iga hommiku mõtlen, et ma peaks hakkama õmblema. Mul on üks projekt mantel ja maal ja ma pean hakkama neid mantleid õmblema. Ma mõtlen, ei tea, millal ma küll need tehtud saan. Ma kogu mõtlen ja siis ta nii õudsalt mõtleb. Ma mõtlen, oled sa oled ikka pikalt mõeldud, eks ole. Aga kas see ei ole samamoodi, nagu me toimime? Me ainult mõtleme. Ja teinekord on nii, et mingi mõte, sa oled 3 aastat seda mõtet mõelnud. Teed plaks ära 3 tunniga võib-olla. Noh, aga ma ikka mõtlen, peagi mõtled ainult. Peaks tegema, kõik me peaks, muudki me oleme nii produktiivsed. Minu arust on väga hea ütlemine ühest filmist, et matsid tuiavad ringi, muretsevad millegi pärast. Jah, tõesti. Nii, et siis tegelikult see kriteerium, millega me saame sinna, ongi, et meie oleme palunud issanda oma päästjaks. Meie oleme tema verega puhtaks tehtud. Ei ole see hea ega tööka inimese kriteerium, kui Kristus on ka töökad, eks ole, see ei olnud see näite. Nii et tegelikult see on kriteerium, et te peate uuesti sündima. Nii, aga nüüd ma küsin, kas põrgu ka olemas on või? Noh, täitsa loogiline, eks ole. Ma keeldun selle peal mõtlemast. Jah, aga piibel ütleb väga selgelt, kui on olemas taevas, millest on piibel räägib, kui on olemas, piibel räägib ka põrgust, siis tõenäoliselt on mõlemad füüsiliselt ja täiesti olemas. Nii et Laatsarus, kui oli see vaene mees ja ära suri, siis tegelikult Laatsarust, ta läks Moosese sülle või kelle sülle, Abrahami sülle. Ja siis, kus ta teda näha sai? Ta oli ju põrgus. Ta ütles, ütle, siin on nii palav, siin niimoodi kõrvetab, ütle neile minu vendadele. Aga sealt tuli vastus. Aga neil on räägitud, neil on küll neid jumalasulaseid, kes neile räägivad sellest. Nii et tegelikult piibel ütleb, et see koht on täiesti reaalne, täiesti olemas. Kui sa oled seal põrgus ühel päeval ja ma ei räägi, et meist keegi, vaid ma lihtsalt mõtlen, et see oli nüüd Rick Renneri see ilmutus, kui ta rääkis sellest oma nägemust, siis ta pärast selgitas seda ka mõnda nüanssi sealt. Ja siis ta ütleb selle kohta, jaa, siis sa võidki olla seal põrgus ja mõtled, ma olin maa peal, ma olin nii rikas, mul oli jaht, mul oli see ja siin ma ainult põlen ja põlen ja põlen ja kõdunen. Niisiis, mul on selles raamatus, kui ma kodus ette valmistasin, ma leidsin siit raamatust ühe näite, mis räägib ka nagu põrgust. Et osad, kui nad väidavad, et ei ole mingit põrgut, sest Kenneth Hagin viidi 3 korda põrgusse. Ja, siis me mõtleme, et mul on siin surma lähedased kogemused on, need on üldse surmalähedased kogemused, terves raamat. Ja siin ütleb niimoodi, Howard Storm, Põhja-Kentucky ülikooli kunstiprofessor, oli sõitnud koos õpilastega Pariisi muuseume külastama. Kui ta 12 sõrmiksoole haavand ootamatult rebenes, ta ei teadnud seda siis, kui taolise rebendi puhul saabub surm tavaliselt juba 5 tunni pärast. Haiglas oli sel nädalavahetusel tööl ainult üks kirurg ning siidettu pidi Howard jääva koos oma naise Beverlyga ootama. 10 tundi hiljem teatas õde neile, et arst on koju läinud ja nad peavad ootama hommikuni. Howard oli elus püsimise nimel võidelnud, kuid selleks ajaks olid jõuvarud otsad. Ta kirjeldab mulle eksklusiivses intervjuus, mis temaga juhtus, et ta pole kunagi mõelnud palvetamise peale, ta pole kunagi mõelnud Jumala peale. Ma teadsin, et pärast surma pole mingisugust elu, mõtet surmast. Hirmutas mind nii kohutavad sellel hetkel, kui ta selles nagu jõuvarude lõpus oli. Ta ütles, kas tõesti on kõik lõpp, aga siis ta hakkas nagu mõtlema.
siis Jumala vaim ilmutas. See on väga pikk lugu, ma ei räägi ja teate seal tema reaalselt sattus põrgusse. Ta ütles, mul tiriti tükke küljest ära. Ta ütles, et see, et mind füüsiliselt sealt põrgus, võeti ta kaasa ja viidi põrgusse. Ja siis öeldi, tule. Ta ütles ja lõpuks ta hakkas nagu vastu hakkama. Ma ei tule kaasa teiega. Siis need läksid kurjaks, hakkasid teda lausa peksma. Ja see on selles raamatus, mina pole seda välja mõelnud, et see on selles raamatus kirjas. Ja ta ütleb, ja lõpuks viidi ja seal nii, et nad naersid ta üle, kiskusid talt tükke küljest ära, sikutasid käsi küljest ära ja siis tuleb äkki tal niisugune, ta ütles, et seal, kui ta anti, mitte mingit halastust ei olnud nendel, kes seal põrgus piinasid. Ja siis ta ütles, et tal tuli mõte palveta. Ta ütles, et niuke tunne, nagu tema hääl oleks talle öelnud palveta, aga ta ei öelnud. Ta ütles, ma pole kunagi elus palvetanud. Aga talle tuli meelde pühapäeva koolis, mis ta oli õppinud. Nii et seal pühapäeva kooli mingisugune laul tuli talle meelde. Ja siis ta suutis ja ta ütles, kui ma need sõnad ütlesin nagu Jeesuse kohta, tule mulle appi Jeesus, siis need piinad juba jooksid, ta tõid niimoodi kurjaks ta peale, neil tehti nagu ring oleks ümber, et neid ei lubatud rünnata teda enam. Ja muidugi Jumal tõi ta sealt ära ja toimus suur meeleparandus, mis iganes. Ja kui sa mõtled, et 10 tundi sellest rebenemisest, ta lihtsalt läks, nagu öeldakse, teadvus kadus ära, siis ta ikkagi, tal tehti kõik, õnnestus täie elama. Ühesõnaga, muidu seda tunnistust ei oleks. Et see tunnistust muidu ei oleks. Mõtled, et kas need ei ole ka kogemused, eks? Et tihti me ütleme, et inimesed, kui seal põrgus keegi saaks endale anda selle lubadused, oi, kui ma siit ainult välja saaks, ma evangeliseeriks, ma kuulutaks, ma teeks mida kõike iganes. Et sellest, nii et see ei ole mõnus, ei ole need tunnistused. Nii et kui sa ütled, et mul on kurb mõelda ikkagi nende peale, kes lähevad põrgusse, siis ma ütlen sulle, kristlaseks saada on väga lihtne. Ära mõtle selle peale, et kurb on minna põrgusse. Miks piinad? Aga kristlaseks on nii lihtne saada. Näide siis sellest Rick Rennerist, ta on Venemaal missionär ja ta läks ühe jumala sulase isa juurde külla. Isa nimi oli Maksim ja ta ütles, Maksim, selle Maksimi isalt, et kuule, kas sa oled patune? Jaa, ma olen patune küll, aga ma olen väga hea patune. Kuidas sa hea patune oled? No ma olen lihtsalt nii tubli, ma ei ole kedagi peksnud, ma ei ole abielu rikkunud, ma olen kõike aidanud, ma olen väga tubli ja töökas, vaat nii hea on tema. Aga nii hea oli, et Jumalat vastu ei võtnud, Jumalat ei palunud oma ellu. Aga kui Piibel ütleb sulle mitte sellepärast, et lepitatud meid Jumalaga, et meie oleme nii rõvedad patused, vaid sellepärast, et Jumal on nii püha, et ta saaks meiega suhelda, sest ta praegu läbi Jeesuse saab meiega suhelda. Meil on isiklik suhe, ta nii väga igad, sest ta oli nii püha, ta ei saanud meiega suhelda. Aga Jeesus tegi võimalikuks selle, et meil on nüüd suhe Jumalaga. Ja see, et me saame kunagi olla selles teavases kuningriigis, see on üks imearm. Nii, et see, et sa hea inimene oled, see on tegelikult hea asi, aga kui sa Jumalat vastu võtnud ei ole, mina ei ole niisuguse näite peale mõelnud, aga Rick Renner tõi niisuguse näite, oota ma demonstreerin teile ka. Ma proovin seda, tema pani nagu piibli käe peale, ütles niimoodi. Ta ütleb, et sinu käe peal on patukaal, vaata piibel on nüüd käe peal. Ja nüüd sa kannad terve oma elu seda raskust, seda patukaalu oma käe peal, kogu aeg. Ja tegelikult see sama patukaal, me ütleme, no mis patune, ma olen nii hea inimene, ma pole mingi patune. Aga see sama patukaal lahutabki sind Jumalast. Jeesus ütles Jesaja 53, seda kirja kohta ma ei võta lahti, ma usun, te teate kõik, mille eest ta kõik suri. Ja nüüd ta ütleb, ta pani patu Jeesuse peale, kogu selle raskuse ja sina võid olla vaba. Lihtsalt kogu patt pandi Jeesuse peale. Ja kui sa tead seda, et neid taevase nägemuse kohta, isegi Paulus ütles niimoodi, et ma ei tea, kas ma olin seal nägemuses, ma ei tea, kui ma sealt, kui Monika, sina käisid taevas, kas sa tead, olid sa seal lihas või olid sa seal nägemuses või olid see sul ilmutus? Vahet ei ole. Paulus ütleb ka, ma ei tea, kas ma olin seal ihus, ma ei tea, kas ma olin nägemuses. Nii et saad aru, kui piiblis on see ära fikseeritud, kui ma seda täpselt ei tea, kuidas ma sinna, vaata, kui meil oli siin mingi aeg, kui me käisime ju Kose all.
tohutud eredad värvid olid, see pilt kogu aeg kestis, kogu aeg nagu jätkus ja mis kõige huvitavam selle juures, mida mina väga selgelt, ma ei ole osanud seda niimoodi nagu sõnastada, aga selles raamatus keegi sõnastas, ütles, et seal, kui vesi oli tohutu selge seal taevas ja siis ta vaatas vette ja ta vaatas vee, tavaliselt meil nagu vesi peegeldab, valgus peegeldab vee peal, eks. Ta ütles, aga seal oli valgus vee sees. Ja vaat seda ma nägin ja ma ei osanud seda kirjeldada kunagi, aga keegi teine oskas sõnastada nii, et ma ütlesin, vau, ma tean, ma olen seda näinud. Nii, ja nüüd siis ma loen teile, nii et taevas on väga suursugune koht, kus meie jaoks ehitus käib, ehitustegevus käib. Nii, mul on pandud kirja koht 2 Korintuse 12.1. Kes keegi võtaks lahti? 2 Korintuse 12.1. Ja lugegu siis see ette. Mis see on? Mul ei ole praegu meeles. Tuleb kiidelda, ehkki sellest pole kasu. Nüüd tahan ma tulla nägemuste issand ilmutuste juurde. Ma tean ühte inimest Kristuses, keda 14 aasta eest, kas ta oli ihust, seda ma ei tea. Võt see sama, jah. Kas ta oli ihust väljas, seda ma ei tea. Jumal teab, tõmmati 3. taevani ja ma tean, et sama inimest, kas ta oli ihust, vihust lahust, seda ma ei tea. Jumal teab, tõmmati paradiisi ja ta kuulis öeldamatut sõnu, mida inimene ei tohi rääkida. Vaata, talle öeldamatut sõnu, et inimene ei tohi rääkida, et on teatud asjad, mida me jumal tõenäoliselt ei tahagi, me võiks olla avatud raamat, siis me teame väga hästi, mis me taevas ootab. Ta ütles, aga sa pead usaldama seda, mida ma olen sulle juba teada andnud, rohkem pole tõenäoliselt. Nii, ja taevad, ma nüüd loen teile lihtsalt lugu, taevavärvid, sellest raamatust katkeid. Taevavärvid olid intensiivselt sinine taevas. Seal oli taevas tohutu värviküllus. Kuidas saab sinise kohta öelda värviküllane? Ta ütles, see sinine oli lihtsalt värviküllane. Temas oli nagu valgus, temas oli seda kõike intensiivselt jõulised valguse kiired, ometi paissid minu silma nad õrnalt. Kui sa mõtled, et need on niisugused võimsad valguse kiired ja kui need paissid mu silma, keegi seal seletab, siis need olid mu silmale õrnad. Valgus kannab endas rahu, mis seal taevas on. Valgus ei paistnud asjade peale, vaid säras neist läbi. Nii nagu ma räägin, ma selle vee kogemus. Ma pole tundnud kunagi varem, isegi mitte kõige õnnelikumatel hetkedel, et oneksin olnud nii täiuslikult elus. Nii et ma räägin, kui me seal taevas oleme, siis see olemine, mis seal on, perifeerne nägemine, no see on see nägemine, et me näeme igale poole, eks ole. Ta ütleb, et 2 inglit seisid ta ees ja ta nägi neid ingleid niimoodi, et ta nägi täiesti peensuseni. Kuldniitidega olid ühel riided tehtud, teisel olid pikemad juuksed laineslokkidega, siin raamatus kirjeldab seda. Et ühesõnaga, ma nägin täiesti, minu see nägemise ulatus oli nii suur, et ma nägin peensusi ka. Ja hõbeniidiga oli tikitud riided kõik. Ja ühes tükis õmmeldud, nii. Nägin 2 inglit korraga nende juuksed hõbenidiga koodud õmblusteta valged riided. Muusika määras taevas kõige takti ja ma tundsin, et mitte millegagi ei olnud seal kiiret. Kui ma ennem rääkisin teile sellest tohutu kiirest, et me muudkui kihutame taga ennast, me kõik asjad ära tegema, siis tegelikult seal ei ole kiiret. Ma ei tea, kuidas need asjad, ju siis on hea lihtsalt. Ma arvan, meil ei meeldi niisugune tohutu tormamine. Minu all laius kõige haljam ja täiuslikum rohi, seal keegi räägib, kuidas ta nagu tuli sinna, kuidas ta lendas üle selle nagu rohu platsi ja siis ta ütleb, et kui ma mõtlesin, et ma tahaks lähemalt näha, siis nagu see kiirus vähenes ja ma suutsin nagu fokusseerida. Niisugune tunne, mõttejõul nagu vähenes kiirus ja ta suutis näha seda rohelust. Mu haljam täiuslikum rohi, mis oli täpselt õige pikkusega, mitte ükski lible polnud maha tallatud ega vales kohas. Küngastel ja lõputus kauguses oli täis vikerkaari värvides metsalilli. Nad olid nii täiuslikult, et tahtsin tunda lõhna ja nagu ma seda mõtlesin, et ma tahan, ma kohe tundsin.
seal asumites olid pisikesed erksa värvilised täiuslikud majad, iga kodu omapärane ja ainulaadne. Mõned olid 3-4-korruselised, mõned isegi kõrgemad. Polnud ühtegi identset maja. Linna keskelt voolas jõgi ääretult selge ja sinakas valget tooni. Valgus ei paistnud vee peal, vaid kiirgas salapäraselt selle sees. Värvid olid erksad, elavad, tukslesid elujõust, oli teistsugune maailm, mille kirjeldamiseks puudus mul mõistmine. Nii et siis pole ime, et kui te lähete taevasse, siis te lähete õppeklassi, sisseastumisklassi, et teile õpetatakse, kuidas suhtuda, kuidas aru saada, kuidas mõista, mida mitte karta, et mis see siis ilm oli, ta ütleb, ilm oli õhuniiskuse ja temperatuuri osas täiesti täiuslik. Kui noppisin puult vilja, kasvas kohe uus asemele. Kui ma selle vilja vastu huuli pressisin, haihtus see õhku ja sulas mu suust kõige maitsvamaks palaks, mida ma olin eales maitsnud. Ja nüüd ma tahan lugeda lõpetuseks Jesaja 60. salmi. Jesaja 60 ja salmid 18 kuni 20. Ei kuuldu enam vägivallast su maal, rüüstamisest ja hävitusest su piirides. Sa nimetad oma müüre päästeks ja väravaid kiituseks. Päike ei ole sulle enam valguseks päeval ega paista sulle kuupaiste, vaid issand on sulle igaveseks valguseks. Su Jumal on su hiilgus. Su päike ei lähe enam loo ja su kuu ei kahane, sest issand on sulle igaveseks valguseks ja su leinapäevad lõppevad. Need on piiblis kõik kirjas. Nii et tegelikult meil on imelised asjad ees. Ma tahaks sulle laulda lõpetuseks ühe tükikese laulust. See on Tiiu tehtud laul, aga Jumal valmistab aegu, Jumal valmistab hetki, need on sinu jaoks tema poolt. Jumal valmistab, õnnistab aegu, Jumal õnnistab hetki, need on sinu jaoks tema poolt. Tõsta nüüd süda sa issandal kiituseks, päevad ja tunnid kõik on tema käest. Tõsta nüüd süda sa issandal kiituseks, päevad ja tunnid kõik on tema käest. Jumal valmistab aegu, Jumal valmistab hetki, need on sinu jaoks tema poolt. Jumal õnnistab aegu, Jumal õnnistab hetki, need on sinu jaoks tema poolt. Olge väga õnnistatud ja teadke siis, et meil on kutse ja äkki on täna see tunne teis ka, et ei ole nii, et ainult see, mis meie ümber siin maa peal on sellega nagu lõpeks unistamise piirid ära, vaid issand, laienda meie piire, laienda seda mõõdet, laienda seda igatsust. Nii nagu ülistus oli ka see, et me tõesti armastame sind, me ootame sind Jeesus tagasi. Me täname sind nii kaua, kui me peame siin maa peal olema. Mitte see ei ole nagu kohustus, vaid me olemegi, issand, me oleme tänulikud nende ihude eest. Me oleme tänulikud nende hetkede eest. Me oleme tänulikud, et saame osa sinu õnnistusest. Me täname, et sina õnnistad meid oma võidmisega. Meie läbi teeme suuremaid imetegusid, kui Jeesus tegi, nii ütleb sõna. Ja issand, me lihtsalt võtame vastu selle võidu, selle kingituse, mida sa oled meile andnud. Ja et meil on püha vaimu pitser, on see pärandi tagatis. Me õnnistame
tunnistan igat ühte Jeesuse Kristuse nimel ja kuulutan igasugune koorem, raskum, haigus, surve Jeesuse nimel. Ma murran selle läbi, ma purustan selle Jeesuse Kristuse nimel. Ma kuulutan, issand, sinu püha vaimu läbimurret, sinu võitu, et sinu vaim meie sees ilmutab neid taevaseid olukordi, asju, sündigu asjad, nii nagu taevas, nii maa peal. Ja meil on kutse sinna. Me oleme isa Jeesusega koos seal isa troonil ja me täname, issand, et see koht on meie jaoks valmistatav. Kogu aeg valmistatakse. Tänu sulle, issand. Aamen.